Tallinna kesklinnas ürgas täna sireen korralikult. Inimesed jätkasid sel ajal oma tavapäraseid käike, kes võttis pargipingil päikest, kes kiirustas järgmisesse kohta. Täna ei olnudki suuremaks poleemikaks põhjust, sest tegemist oli testiga. Kas aga eestlased teavad, kuidas käituda, kui sireenid käivituvad reaalse ohu korral? Kas sina tead, mida sellises olukorras üldse teha tuleb, kui need sireenid kõlavad ja näiteks ei ole tegemist testiga? No siis ma lähen kuhugi varju, ma ei tea, mingisse majja äkki kuhugi. Do you know how to act when you hear these sirens? Not really, but I received a message. I know that it's a test message, so I'm doing nothing but hope it's only a test message. Yeah. Siin ei olegi eriti kuhugi kaubamajja võib-olla minna kuskile allapoole korrusele. Nüüd ma tean, et minna lähimasse keldrisse või siis avaliku varjupaika. Mis oleks esimene koht, kuhu sa mõtled, et sa läheksid? Koju. I have two guesses where I'm from. It's probably a tornado thing, and the other one is probably a thing for war, if I had to guess. For us, it's more about the war, but when I say you should go someplace safe, where would you go right here, right now? I'd probably find the closest building and ask if they have a basement right now. Kuhu sa näiteks siin läheksid? Ma siin ei tea, ma ei ole kohalik ausalt öeldes. Ma tean, et kuskil seal all on, võib-olla äkki Viru keskusal kuskil. Ehk siis sa otsiksid ikkagi pigem seda avalikku varjumiskohta, mitte suvalist maja? Pigem. Tallinna tänaval tehtud kiire küsitlus näitab, et Päästeameti tehtud pingutused on hakanud vilja kandma. Enamikul on vähemalt aimdus, kuidas käituda. Paljud on läbi mõelnud kriisiplaanid tööl või kodus olles, kuid kuidas lahendaks lageda taeva alla jäämise Päästeameti peadirektori asetäitja ise. Et mina täna, kui ma siin seisaksin, ilmselt ma valiks selle Viru keskuse juba ainuüksi selle põhjal, et ma tean, et see on avatud, uksed on lahti, ma saan sinna sisse, ehk et mina valiksin jooksmise mõistes sinnapoole. Sest kui me vaatame teisele poole, eks ole, siis see hoone seal paistab läbi, mis tähendab seda, et kui me varjuksime sinna, siis me oleksime klaasikildude meelevallas, ehk sisuliselt me tekitaksime sinna varjudes endale lisaohu. Ja kui asjad juba lendavad ja tegelikult siin mingid killud juba paugud käivad, siis pingi alla. Kandes sama olukorra üle Narva, Rakveresse või Järva-Jaani, tuleb otsida esimene kindlalt avatud koht, kus on 4 tugevat seina ja võimalikult vähe klaasi. Meie näite puhul on selleks tõesti parim variant Viru keskus, mis tõttu suundume sinna. No meie lähme praegu maru rahulikult, sest meil ei ole seda kriisiolukorda, aga ütleme, et kui see sireen kõlab, kui kaua mul on aega, et leida see turvaline koht enda jaoks? Seda on hästi raske öelda. Oma kampaaniasõnumites me oleme rääkinud eelmine aasta 3 minutist. Me olles Ukrainas, meie inimesed käinud on omanud kogemus seal 1-2 minuti vahel ja sellest teavituse hetkest, ütleme niimoodi, et mida kiiremini, seda parem. Et siit samast Tammsaare pargist mina Vabaduse väljaku avaliku varjumiskohta jooksma ei hakkaks, ehk siis jätkuvalt ikkagi see kõige esimene lähim siseruum. Kui mingil põhjusel olete keset lagedat põldu, päästab ainult kiiresti pikali heitmine ning pea ja keha katmine nii palju kui võimalik. Liikluses olles ei tasu autopidureid keset teed plokki lüüa. Kui võimalik, peatuda lähedal asuva hoone juures, kui ei, tuleks jääda autosse. Hoones ei tasu uksele passima jääda. Klaasi ja teie vahele peaks jääma vähemalt üks sein. Hea variant on näiteks WC. Kui kauaks ma pean jääma siia nii-öelda siis passima või mis märgu on, et ma ootan, et ma võiksin siit lahkuda ja oma päevaga edasi minna? Ja, sireen annab teada ohust, mille tõttu tuleb varjuda, aga sireen seda ohuteavitust ei lõpeta. Ehk siis see on nüüd see koht, kus ohuteavituse või selle ohuteavitamisest lõpetab siis see alarmi järgmine osa. Olgu see täna siis SMS, äpi teavitus või siis ka siin näiteks kuskil mängib Rahvusringhääling või mõni muu veebikanal, et siis tuleb see teade, et nüüd on oht lõppenud, et võite taas liikuma hakata. Kui rääkida tänasest ohuteavituse testist, on vaid häid uudiseid. SMS-id jõudsid näiteks inimestele kohale pea pool tundi kiiremini ning kõik 121 sireeniposti käivitusid. Varasemalt oleme rääkinud sellest, et circa 45 minutit võtab see aega, siis täna üle 1 miljoni SMS-i läks kohale 16 minutiga, mis on märkimisväärne kiiruses edasi minek, et kõva töö on ka seal ära tehtud. Ohuteavitussüsteem on aga nagu Tallinn, see ei saa kunagi valmis. 2027. aastal lisandub Cell Broadcast, mis võimaldab teavituse kõigini 5 sekundiga. Täna on sireenidega kaetud 65% elanikkonnast, võrgustiku laiendamine on töös. Seejuures tuleb aga aina rohkem ja rohkem tegeleda inimeste teadlikkuse tõstmisega, sest endiselt on neid, kes helistasid sireenide testi ajal häirekeskusesse. Ka 112 number on inimestel hästi meeles, kellel näidatud laste poolt, et 112 või kuidagi teistmoodi ja inimesed ikka küsivad ja helistavad, sest et
Oleme ju meiegi kodukülastusse käigus kohtunud inimestega, kes ei tea, mis raha meil käibel on või kes on Eesti Vabariigi president, et ega see teavitus alati kõigini ei jõua.